Tere, mina olen Karl ja mina näitan teile, kuidas programmi laadida robotisse ja teeme peale seda ka ise ühe lihtsama programmi. Niimoodi oleme programmeerimise rakenduses ja et me saaksime alustada programmi kirjutamist, valime siit ülevalt selle plussmärgi, millel on kirjas Add Project, klikime talle peale ja tekibki uus projekt. Uut projekti on võimalik ka luua, kui me siit valime New Project ja New Program ja topeltklõpsame seda nuppu. Niimoodi oleme siis siin programmeerimise keskkonnas. See siin on algusblokk, selle külge kinnituvad kõik teised plokid ja kogu programm ehitub sellele üles. Teised plokid ehk siis programmeerimise plokid me saame valida siit alt, kus on meil neid mitmeid erinevaid ning alustame siis kõige lihtsamast, roboti edasi ja tagasi liigutamine. Võtame siit kolmanda rohelise, mis on siis Move Steering ehk siis liigu rooliga. Tõmbame ta siia ja laseme ta lahti ja vaatame, mis me siin siis teha saame. Me saame muuta roboti kiirust ehk siis power. See on siis kuni 100 ja kui me viime ta 0-st allapoole ehk siis negatiivseks, siis robot liigub tagurpidi. Ehk siis saame ta kiirust mõlemas suunas muuta. Panen ta praegu 50-le. See siin muudab, kas robot pärast liikumise lõpetamist pidurdab või ei pidurda. Kui on linnuke, siis robot pidurdab ja pärast liikumise lõpetamist võtab hetkega hoo maha. Kui aga on rist, siis robot pärast liikumise lõpetamist lihtsalt veereb edasi, kuni ta niisama seisma jääb. Siis saame muuta ka pöördeid, mis on siis mootoripöörded. Et rattad on mootoritega otse ühenduses, siis üks mootoripööre tähendab ka ühte rattapööret. Ehk siis ratas teeb ühe täisringi. Aga mootoripöörded pole ainus viis, kuidas mootoreid saab kontrollida. Kui me vaatame siin all vasakul seda nuppu, siis me saame valida ka hoopis siit tulevast listist näiteks kraadid ehk degrees. Ja see on siis võimalus täpsemalt kontrollida mootori liikumist. Me saame siia panna näiteks liikuma 9 kraadiks või 90 või isegi 275. Ja 360 kraadi muidugi on siis üks mootoripööre. Ja viimaks on siis võimalus muuta ka sekunditega, ehk siis mootor ise ei kontrolli, kui palju ta liigub, aga lihtsalt vaatab taimeriga, et kui taimeri saab läbi, siis jääb robot seisma. Teeme siis ühe väga lihtsa programmi, kus robot kõigepealt kiirusel 30 sõidab 2 sekundiks. Seejärel paneme ta tagurpidi liikuma kiirusel 25 ja näiteks 3 mootoripöördeks ja lisame siis kõige lõppu, kus robot liigub hoopis kraadidega ning liigub näiteks 180 kraadi kiirusel 15. Niimoodi, nüüd on meil programm valmis, aga ta on meil vaja saada robotisse. Selleks tuleb meil kõigepealt robot käima lülitada. Me saame keskmist tumehalli nuppu all hoides seda teha. Siis tuleb meil ta arvutiga ühendada. Robotit saab arvutiga ühendada kas kaasas olnud USB juhtmega või siis Bluetooth kaudu. Mina ühendan ta praegu juhtmega. Juhtme üks ots läheb arvutisse. Ja kui me vaatame robotit eest, siis ekraanist paremal on tal üks auk, kuhu läheb USB juhtme teine ots. Robot on meil nüüd ühendatud ja saame programmi alla laadida. Selleks vajutame siin all paremal oleva konsooli juures
vajutame download nuppu. Nii, kõigepealt võtame juhtme küljest ära, et see roboti liikumisele ette jääks. Seejärel on meil vaja üles otsida programm. Vasakule ja paremale nooltega liikudes saame navigeerida roboti menüüs. Ja teises kategoorias siin ongi kõik programmid, mis on roboti sees. Meie projekti nimi oli lihtsalt project, ehk siis ta on siin kohe kõige üleval. Klikime keskmist nuppu, et see avada. Ja siin me näeme siis loetelu projekti sees olevatest programmidest. See ongi meie programm. Valime ta siis üles-alla nooltega liikudes ja paneme ta keskmise nupuga käima. Meil on valminud siin täitsa tore programm, aga tahaks selle ka ära salvestada. Selleks saame siit ülevalt menüüst valida file ja allpool on siis Save Project ehk salvesta projekt. Vajutame sellele peale. Siin me saame siis valida failile nime, paneme siis näiteks minu projekt ja salvestame ta ära. Ja nüüd järgmine kord siis, kui tuleme arvutisse ja programm on just avatud, saame võtta file Open Project ja validagi siis siit oma projekti ja ta taas ilusti lahti võtta. Nüüd saad lahendada roboti ülesande.